Natukene ootamatu on, me räägime küll Eesti metsast, aga tegelikult hoopis objekt on see, kus ehitatakse teid ja tegeletakse maaparandustöödega. RMK tegeleb pikemat aega metsaparandusega ja antud kohas on meil tegemist siis pikva maaparandusobjektiga, kus RMK siis teeb nii kuivendusosa kui ka tee-ehituse. Tee-ehitust on vaja selleks, et seda metsaks majandada. Kuivendus sellepärast, et mets paremini kasvaks. Me hooldame neid, mis saavad talve jooksul kannatada, kuid siin on tegemist ikkagi tee suuremahulise ehitusega, rekonstrueerimisega, kus me siis taastame uue katte, vahetame välja kõik teealused truubid ja rajame uued või parandame ka ära kraavid. Tee iseenesest ei aita metsa paremini kasvada, aga tee aitab metsa paremini majandada. Ega metsa väärtus tõuseb siis, kui sinna saab ligi. Selle metsa väärtus majandusliku mõistes, mille ligi ei pääse, on väiksem. Aga kraavitus kindlasti aitab kaasa. Kui metsad on kuivemad, siis nende kasv on parem. Nagu te siit näete, siin on ilusad männi ja kuuse okasmetsad. Need ei kasvaks ilma kraavituseta siin nii hästi. Kuidas selliseid kohti otsustatakse, selliseid objekte paika pannakse? RMK on arengukavas seadnud eesmärgid endale, et kõik tunnusmetsas olevad kuivendussüsteemid saaks nagu hooldatud, üle käidud 15 aasta jooksul. Ja ka teed saaks sama aja jooksul korda tehtud. Et sellest tulenevalt siis järgemööda neid tehakse. No, kui me võtame selle sama Pikva, siis kui suur see maaparandusüksus siin on, kui suurel alal tuleb tööd teha? Antud Pikva objekti pindala on 1400 hektarit ja teid sellel objektil on suurusjärgus 14 kilomeetrit. RMK-l on üle Eesti maaparandussüsteeme kokku suurusjärgus 440 000 hektarit ja me hooldame oma maade peal teid 8100 kilomeetrit. Sinna lisandub siis ka teiste omanike teed, mida me kasutame lepingute alusel ja ka hooldame neid. Kas see talv on teinud teedele ja ka tegelikult maaparandus või nendele samadele kraavidele väga palju kurja või lumerohke talv? Väga ei ütleks. Isegi seda, et eelmise aastal oli nagu raskem ja oli teid nagu rohkem kahjustanud just ülevoolud kui see aasta. Nädala algus oli mul oma töötajatega telefonivestlused ja ei kurdetud väga, et oleks kuskil hullusti teid ära viinud. Kirjeldage, on juba näha sellist kasu ka, mis selliste kraavide ja maaparandustööde tegemine näitab? Ma arvan, et iga inimene, kes on seenel käinud juba riigimetsas, on oma väikse autoga tundnud, et kui on ikka korras tee, et siis on ka seenel parem minna kui see, et kuskil aukliku tee peal sõita. Mis siis juhtuks, kui neid kraave ei kaevataks? Metsa jaoks suurt ei midagi, ega siis peal jääaega ei olnud ühtegi kraavi. Aga majanduslikult mõttes saame me kiiremini, mets kasvab kiiremini, me saame kiiremini tulu ja see on see, mille pärast nagu tehakse neid kraave. Kas on selliseid piirkondi ka, kus lastaksegi metsal kasvada nii-öelda, nagu te ütlesite, et pärast jääaega ei olnud ju mitte ühtegi kraavi, mets kasvas? Jah, isegi selle sama objekti peal on meil üks metsise piiranguvöönd ja sihtkaitsevöönd, kus ei tehta mitte ühtegi kraavi, kus ei tehta ühtegi teed, neid jäetakse kõik välja. Ja selle sama Pikva objekti peal on meil ka siis mõlemad. On tulundusmetsa, kus on teed ja kraavid ja on kaitseala, kus ei tehta mitte midagi.